Tervist! Regulaarsel lihastreeningul on teadupärast väga palju positiivseid tervisemõjusid ja muu hulgas aitab see eemal hoida diabeedi, parandab igapäevast toimetulekut, mõjub positiivselt vaimsele tervisele ja hoiab tervena su luud, pluss veel väga palju häid mõjusid, mida ma ei hakka ja ei jõuagi siin kõiki kokku lugeda. Täna ma tutvustan sulle aga väga heal tasemel teadusuuringut, mis näitab, et regulaarne jõutreening hoiab su aju noorena või siis vähemalt aeglustab vananemisega kaasnevaid negatiivseid muutuseid aju võimekuses ja tervises. Uuring on siin ja selle raames võeti esmalt ette 2433 pensionieelses vanuses terved täiskasvanud, kelle puhkeolekuse aju analüüsiti põhjalikult funktsionaalse magnetresonantstomograafia abil ja loodi kogutud andmete põhjal mudelid aju vanuse ennustamiseks ehk täpsemalt öeldes kaardistati, kuidas aju erinevad piirkonnad eri vanuses inimestel omavahel suhtlevad ja millised on siis need muutused, mis ilmnevad, kui me jääme vanemaks. Kui uurijad olid kindlaks teinud erinevas vanuses inimestele omased eripärad aju erinevate piirkondade omavahelises suhtluse mustris, siis viisid nad läbi uuringu teise järgu, millesse kaasati 309 tervet vanemaealist täiskasvanut, kes jagati 3 gruppi. Esimese grupi liikmed tegid 1 aasta jooksul 3 korda nädalas järelvaatajate pinksa jälgimise all lihastreeningut suure intensiivsusega. Teise grupi liikmed tegid samuti aasta jooksul mõõduka intensiivsusega lihastreeningut jõusaalis 1 kord nädalas ja 2 korda nädalas tõstsid hantleid ja veeretasid muid raskuseid kodus. Ja 3. grupi liikmed elasid oma tavapärast vähesportlikku elu ja regulaarset lihastreeningut ei teinud. Uuringus osalejate aju analüüsiti sarnaselt mudelite loomise faasile puhkeolekus funktsionaalse magnetresonantstomograafia abil enne jõutreeningute alustamist, pärast 1 aastat ja pärast 2 aastat ja kõigi 3 grupi liikmete aju funktsionaalsust võrreldi siis nende ealiste mustritega, mis olid tuvastatud teadustöö esimeses järgus. Ja tulemused on siin. Nagu me näeme, oli vaid 1 aasta rasket lihastreeningut ja ka mõõdukat lihastreeningut teinud inimeste aju võrrelduna nendega, kes samal ajal lihastreeningut ei teinud, oma funktsionaalsuselt keskmiselt 1,4 kuni 2,3 aastat nooremaks. No mis on nii lühikese ajaga tegelikult ülikõva saavutus. Ja väga positiivne leid oli minu arvates ka see, et aju muudab sisuliselt sama võimsalt nooremaks nii suure intensiivsusega lihastreening kui ka mõõduka intensiivsusega lihastreening. Üks vahe nendel uuringutel siiski ilmnes ja kuigi uuringu autorid on seda maininud natukene mööda minnes ja ei ole sellele väga suurt tähelepanu pööranud, on see minu arvates siiski väga oluline seik. Nimelt tõhustas ainult intensiivne lihastreening, ent mitte mõõdukas lihastreening ja loomulikult mitte ka tugitoolisport, aju otsmiku sagara eesmise osa ehk prefrontaalse ajukoore ühenduvust teiste ajupiirkondadega. Keeruline lause, aga ma tahaksin siis sulle natuke rääkida sellest, miks see ajupiirkond on eriline ja mida see avastus kõike tähendab. Ja ma tahaksin rääkida sellest väga pikalt, aga siis läheks video väga pikaks ja sa paneksid tõenäoliselt selle juba poole pealt kinni ja hakkaksid silmi pööritama. Ja ma ei tea kummas järjekorras. Aga lühidalt öeldes on tegemist ajupiirkonnaga, mis omamoodi juhib kõiki neid protsesse, mis meil ajus toimuvad. Ehk siis kui aju muutis uuringus laias laastus ühtemoodi nooremaks nii mõõdukas kui ka intensiivne lihastreening, siis nii-öelda aju juhtimiskeskust tuunis enneolematult efektiivseks ainult intensiivne lihastreening. Ja tuunitud prefrontaalne ajukoor tähendab siinkohal ja ka üldiselt paremat tähelepanu ja otsustusvõimet ja mälu ja väga võimalik ka, et oluliselt vähenenud dementsusriski. Ja üks oluline asi veel, kui vaadata uuringuga kaasa pandud materjale, siis näeme me, et üllataval ja tegelikult väga positiivselt üllataval kombel
püsis lihastreeningu mõju üliselgelt veel ka aasta pärast selle lõpetamist ja tegelikult oli nende inimeste, kes tegid aasta vältel lihastreeningut ja nende inimeste, kes seda ei teinud, aju vanuse vahe veelgi tõusnud. No me muidugi ei tea, kas ja mil määral mõne grupi liikmed selle aasta jooksul lihastreeningut tegid, aga sellele vaatamata me saame öelda, et lihastreeningu positiivne mõju ajule kestab pikalt ja ka pärast seda, kui sa oled ühel või teisel põhjusel olnud sunnitud tegema lihastreeningust pausi või siis näiteks selle mahtu ja intensiivsust vähendama. Jõusaalis näeme!